lihtsalt kommentaariks kolleeg Jüri Jaansoni poolt öeldule, et te tegite minu meelest ühe kontseptuaalse vea. Nimelt selle, et vaadake, kui me räägime sellest, kas koalitsioon otsib ühisosa või ei otsi ühisosa, siis ei ole mõtet tuua selliseid näiteid, kus koalitsiooni ja opositsiooni enamuse vahel juba niikuinii eksisteerib üksmeel. Need ei ole mingisugused kinnitused ühisosa otsimisest. Ühisosa otsimine on tegevus, millest on mõttekas rääkida üksnes sellises olukorras, kus on põhimõttelised erimeelsused. Koalitsioonil on üks vaade, opositsioonil on täiesti teistsugune vaade või oluliselt erinev vaade. Ja seal tekib see ühisosa otsimise küsimus, et kas võetakse arvesse mingil määral ka opositsiooni vaadet või lihtsalt rullitakse tuimalt oma tahtega opositsioonist üle. Et enamus sõidab vähemusest lihtsalt üle. Ja vot selliseid näiteid teil tuua ei ole. Te olete kõigis küsimustes, absoluutselt kõigis vähegi olulistes küsimustes tuimalt ja täielikult opositsioonist üle rullinud. Ärge karjuge vahele, te teate väga hästi, et ma räägin õigust, teile ei pruugi meeldida, et ma sellest avalikult räägin, aga see ei muuda, et see vastab tõele. Võtame niinimetatud homoabielu seadustamise. Esimese asjana peaaegu rullisite tuimalt üle. Lasterikaste perede toetuse vähendamine, mida eelmises koosseisus mitmed teist ise toetasid. Selle tõstmist toetasid, nüüd esimese asjana rullisite üle opositsioonist, kes kõik olid sellele vastu, tegite ära. Maksutõusud kõik. Kõige vähemalgi määral te pole opositsiooniga arvestanud, mitte üheski küsimuses, mitte kõige vähemalgi määral, kordan. Riigieelarved, mitte midagi opositsiooni poolt ette pandud pole arvesse võtnud. Kõigest olete üle rullinud, nii et ei ole mõtet tulla siia rääkima, et tegelikult ikka olete küll ühisosa otsinud. Ei ole mõtet valetada, see on lihtsalt valetamine, te teate seda väga hästi. Nii et tegelikult on olnud null valmisolekut opositsiooniga arvestada ja selline see meie parlamendi poliitika reaalsus on. Nii et ei ole referendumites see probleem, et seal enamus surub enda tahte vähemusele peale. Niimoodi demokraatia käibki, et enamus otsusega otsustatakse. Aga parlamendis on see probleem väga palju teravamalt esile. Aitäh!